super, mingi džiibi saime. Ja see kood, mis ta meile ütles, ei toimi. Siia ei tohi tulla, et siin on liiga ohtlik. Täiesti pekkis. Siin on mingi koobas. Tere tulemast Tenerifele. Tere taas ja tere tulemast vaatama järgmist videot. Lähme siis reisile jälle üle pika aja. Seekord valisime, et läheks Tenerifele. Et see pidi olema süge koht, kus inimesi väga ei käi ja eestlasi veel vähem. Tegelikult see oli nali. Seal on ilmselt väga palju eestlasi, aga see sobis meile praegu kõige rohkem. Puhkus kestab meil siis 8 päeva. Piletid kokku olid meil siis 202 eurot. Krista võttis kodulooma kaasa. Tšau, Lumi! Jõudsime nüüd tegelikult siis Edinburghi. Siin on meil umbes tund aega jäänud, kuni saame minna järgmisele lennule, mis viib meid siis Tenerifele. Võtsime väiksed wrapid, natuke energiat, kuna see järgmine lend on 5 tundi ja seal meil süüa ei anta, et siis saab midagi kõhtu natuke. Tegelikult kuna me proovisime võimalikult odavalt saada neid pileteid, siis me muidugi ei valinud istmekohti, aga esimesel lennul õnneks minu kõrval jäid kohad vabaks, ehk me saime kõrvuti istuda. Siin lennul ka meid pandi kõrvuti millegipärast. Sellega läks väga hästi ja nüüd 5 tundi lendu ja Eliise natuke pahane, sellepärast et ma raiskasin kõik läpakaku ära ja me ei saa vaadata seriaali. Eliise peab 5 tundi lakke passima. Raske on see reisimine. Krisaga. Tere tulemast Tenerifele. Nüüd on vaja siis saada auto. I'm giving you a free upgrade, okay? See Opel Mokka. Oh, all right, thank you. Micropark. No, rentisime siukse, aga me saime väikse upgrade'i. Ehk siis siukse. On küll. Välja teeb või? On. 115. Super, mingi džiibi saime. Omal äge, jah. Päriselt ka Võtme välja, vaatame, kas see on õige. Avame uksed. Vaba! Jumala kõva ikka. Ja tegelikult, kui me rentisime autos, ma ütlesin ka, et me võiks võtta nagu võimsama. Tegelikult me alguses võtsimegi, aga siis me võtsime valed kuupäevad ja siis me lõpuks ikka mõtlesime, et okei, võtame väikse. Ja ikkagi suur, super. Lähme mägesi vallutama selle pilliga. Et auto võtsime siis Sikarist, et seda siis soovitati. 8 päeva eest maksime siis 302 eurot, mis on norm, sest me saime džiibi. Kuna kõhud on tühjad, siis esimene söök on ikka McDonald's. Õhtul kell 9 sükke söök siis. Vett ja hommikuks midagi selline. Euri eest saab poolese veini. 1 euro eest võib võtta küll ühe veini. Siin on mingi mega suur kompleks. Siin peaks olema kuskil mingi väike boks, kust me saame võtme. Alla, teid läheb. Ma ei saa. Ühesõnaga otsisime hästi pikalt omalt õiget tuba ja nüüd leidsime üles, aga siin on niisugune väike boks ja siin peaks võti sees olema ja see kood, mis ta meile ütles, ei toimi ja ma olen mingi 20 minti siin juba jamanud. 2352. Tõmban selle alla. See ei tule alla. Pidi lihtsalt tõmbama kõvasti või? Kuidas sa said? Ma ei tea. Jumal äge. See oli kõige ebaõnnestunum hotellitoa lahti saamine, mis meil on olnud. Teeme kiire tuuri siis. Kõigepealt siis vetsutuur, vanilatuur. Väike ilus, tundub puhas vets. Läheb vaikselt kinni, kraanikaus, duš, mingi väike kapike. Siin on väike kööginurgake, siin on väike külmkapp. Oli puhas või? Jah, siin on mingit kohvid on. Põlisi asju. Mis siin on? Teed? Mingi mikroklaasid. Oota! Soola.
Vaatame kõigepealt, mis siin kahvelis on. Esimese asjana me teeme veinile. Kes toob? Kas see oli üldse kohas või? Kas siin oli üldse korgid sai seda vaatama? Kus see koristama hakata? Õnneks on korgitser. Mida siis siin oma ette? Ma arvan, kõigil hispaanlastel on korgitser. Natuke on piirituse maitse, aga euri eest on veini küll. Pesumasin, triiklaud. Siis siin on suur riidekapp, seif. Mida nimel on siin või? Sahtlid. Mida illi, kui hea! Telekas saab liigutada siia peegli jätsid vahele. köögi poole. Väga uhke. Ja nii, vaatame siis, missugune vaade meil siit on. Rõdu. Ei vaata ka. Ustega ei lähe täna. Oba. Siin on väike bassein kõrval. Kas või tundub, et see voodi on väga lühike? No. Mahub. Keegi on aku jätnud siia. Joppas. Soni. See on minu. Hinnaks siukse imelise väikse niukse armsa stuudio korteri eest on 293 eurot. 296 eurot kuusööd. Homme ilmselt lähme vaatame natuke siin saarel ringi. Seekord me mingeid erilisi plaane pole teinud, mõned kohad märkisime kaardil ära, kuhu võiks minna. Aga vaatame jooksvalt rahulikult ja lähme praegu magama. Kahjud seda ei ole, võidi. Eks on soe vesi ka või? Seal taga on suured kõrged mäed. Siuke mägi siis siit kohe. Mõtlesime, et hakkame siis täna vaikselt mööda seda lääne kallast ülespoole sõitma ja vaatame, mis tee peale jääb. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. Me siento feliz porque yo no dudo mi power. Te burlaste de mí, se hace acabo. Vaatasime kivikesi ja krabisid ja nüüd lähme randa päevitama. Kõigepealt vaatame, äkki saame midagi süüa ka. Üllatavalt palav on ikkagi. Me mõtlesime, et siin on ikkagi jahe, aga siin päikse käes 24 kraadi ja no ikka palav. Mina võtsin need. Krõpsu komm ja Red Bull on väga tervislik. Esimene siuke kerge jume on peale saadud. Nagu näha ja päris mõnna üle pika aja. Käisime ees ka, vesi oli niuke meeldivalt jahe ja nüüd lähme vaatame siis edasi. Voy a vivir porque si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. Siin taga see järsk kõrge sein on, ma arvan, isegi üks populaarsematest vaatamisväärsustest siin Tenerifel. Et päris võimas vaatepilt. Voy a vivir porque si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. Los frenos los arranqué. Me siento feliz porque vivo mi vida centrado. Te burlaste de mí, se hace acabo. Trata de festejar, celebramos el bienestar.
oleme siis jõudnud siia ühe mäe tippu vähemalt. Ja siit on päris äge vaade, et siit on kohe näha, et see El Teide on siin samas ja seal on lumi. Me plaanime ise ka minna sinna, aga me kahjuks seda mäepiletit ei saanud, et me sinna täitsa üles saaks. Aga Onliga me peaks sinna peaaegu tippu saama. Matkame siit veits kõrgemale, et oleks parem vaade. Ja Eliise muidugi tuleb plätudega. Eliise on siuke matkaja, kes vallutab mägesid plätudega. Mega lahe on see mägi seal ikka. Kohe jõuame tippu. Tada! Kitsekesed lähevad seal. Sõitsime siit mäest üles alla ja siis uuesti sõidame üles ja siis uuesti alla. Tegelikult on hästi lahe org läheb siit ja lähme siis sõidame tagasi meie kodulinna ja siis ilmselt käime poes, võtame midagi süüa ja siis õhtul võib-olla lähme jalutame kuskil rannas. Ostsime siis paariks päevaks süüa. Juus, muna, haad, makaron, küpsised, vett, mingi riisivärki, mida me ilmselt teeme täna. Tomat, sidrun, kapsas, muidugi veini, mingi väike siider, mingi koor, hummus, saia, krõpsu, piima, õuna. Siis see on loodetavasti on mingi koorevärk, pole 100% kindel. Siis siin on mingi väike määre, peeti, kartul, tofu, sinepigaste, kohvi. Loodame, et paar päeva saab nüüd söönuks sellega. Ei oska piiti tööle panna. Saime tööle. Mine pekki. See on paprika sees. Tundub, et Eliise täna süüa ei saa. Panen sulle siis. Tegelikult me vist ei maininudki, et meie elamine on siis saare allosas, Los Cristianoses ja täna plaanime minna siis paremalt poolt ülespoole ehk siis ida poolt ja vaatame, mis seal toimub. Reisimine Kristoga siis. Kogu aeg ta mässib enda tehnikaga, kogu aeg ma pean teda ootama. Mis maha jälle unustasid? Prillid on vaja ette panna. Tegime väikse peatuse siis siin ühel lossi juures. San Migueli loss, nagu Eliise ütles, Super Mario see printsessi lossi moodi natuke. Päris äge. Sõitsime pikalt siia mäe otsa. Oleme päris kõrgel ja siit enam autoga väga edasi saanud, ehk siis me peame matkama siit umbes kilomeetri. Seal peaks tulema siis mingid niisugused koopad kalju sees, et mingi niisugune rada. Ja hästi huvitav, siin on kogu see tee tuli hästi järsult ülesse ja siis siin oli külgedel oli niisugused elamised siis, et inimesed nagu elasidki nendes koobastes põhimõtteliselt siis või ongi nagu koopa sisse on tehtud majad, et päris huvitav. Täitsa loodus on siin ja mul hakkas väga palav, sest tõus on päris järsk. Siin on männid. Jah, männid. Kui seal täitsa allpool niisugust loodust väga ei ole, siis siin on täitsa roheline. No kui pikk tuleb. Josse. Siin oli tegelikult silt, et siia ei tohi tulla, et siin on liiga ohtlik, aga kuna me oleme juba nii pika tee siia üles tulnud, siis me ikkagi peame ära käima seal. Mida siis on? Buldooser. Tagurpidi on see või? Siin on mingi koobas.
väga metsikuks läks järsku see rada ja enam me ei tea, kuhu minna, kuna siin oli mingi koobas ka, kust lambist tuli mingi inimene välja. Aga Liisi otsustas, ta läheb edasi. Keegi on oma lutti ära kaotanud. Kuhu sa nüüd viid siis? Valgus paistab. Kohe oleme tipus. Oh. Normaalne. Me jõudsime autotee peale. Täiesti pekkis. Ma ütlesin kohe, et oleks pidanud sinna koopasse minema. Siit läheb mingi tee edasi, lähme vaatame, kuhu see läheb. Ägedad suured käbid on siin. Peale pikka moosimist me ikkagi lähme tagasi ja me vaatame sinna koopasse. Kuigi Eliise üldse ei taha minna. Aga õnneks ta oli nõus. Ja no nüüd peab siit sama teed pidi tagasi minema. Ma mõtlen, kas põhimõtteliselt see ring teha. No ei ole tegelikult. Allaminek on natuke ohtlikum ja ebameeldivam. Mul on valgus, mis vaba. Siuke koobas siis. Vaata siis, et peale ralli. Siin on väga madal. Aga hea, mõnus jahe on siin. Ja valgus paistab seal tipus. Et lähme vaatame, mis seal toimub. Tipus. Otsas. Päris pikk on see koobas. Siin on rohkem ruumi. Kohal. Päris äge sein on siin. Siuke koobas siis. No, ma arvan, et see oli mingi 200-300 meetrit. Päris pikalt. Ja siit läheb samasugune tee edasi, nagu me just tulime. Lähme vaatame edasi, kuhu see teeke viib. No nii, järgmine tunnel siis. Oi, siin on märk täitsa. Jõuame lõppu jälle. Vaatame seal. Sealt tagant lähevad need rajad, kuhu me oleme tahtnud terve see aeg jõuda. Natuke veel on minna. Enam me tagasi küll ei lähe. Siin täiel või vett. Mis teeb edasi? Sealt see tee läheb. Ja siit läheb see tunnel väga kitsaks. Et ma ei tea, lähme vaatame, kas me üldse mahume sinna. Eks siis siia samamoodi. Näiteks ongi mõtled edasi minna. Mõtlesime, et ei hakkagi äkki edasi minema, et selg väsib ära ja suht märg on seal sees. Tuli välja, et see renn siis ikkagi on veetranspordiks. Kui drooniga siit lendasin mööda seda rada, siis tuli välja, et seal lõpus läheb see sama renn, läheb otse sealt mäest alla üli pikalt, et ma ei tea, võib-olla sinna linna välja. Ju saadi puhast seda vett siit kalju seest. Päris äge ikka. Aga me praegu siit edasi läheme nüüd lähme tagasi. Ja siin kajab ka päris ägedalt. Kuku! Et kilomeeter tunneleid on nüüd läbitud. Selg on täitsa kange, kael ka ja nüüd seda mööda imelist teed tagasi. Jõudsime lõpuks ilusti koju, et päris tore päev oli ja siinkohal lõpetame ka selle video. Kui video meeldis, pane like ja kui tahad näha, mis me siin Tenerifel veel teeme, siis pane kindlasti ka subscribe ja näeme järgmises videos. Tšau!